Olen mõned kuud Instagramis ja nüüd ka YouTube'is jaganud videologi, kus räägin enda vaimsest tervisest ja sellega seotud probleemidest. Väga palju mainin neis perfektsionismi, aga siis ma hakkasin mõtlema, et ma tegelikult ei ole ju päriselt rääkinud perfektsionismist üldisemalt ja kuidas see käitumismuster mind mõjutab. On tegelikult kaks põhjust, miks ma perfektsionismist üldse avalikult ja avatult räägin. Esiteks, see aitab mind oma käitumise mõttemustrite muutmisel. Nimetagem seda siis ka minu tervenemisprotsessiks. Mitu inimest on mulle öelnud, et mis sa põed nii palju, võta vabamalt, naudi elu ja ära mõtle nii palju. Mul on tegelikult neile üks vastus. Et sa ju ei ütle inimesele, kellel pea valutab, et ära valuta pead. Piltlikult öeldes minu sees justkui sügeleb midagi. Mul on terve abielu, armastav abikaasa, perekond, ilus kodu, hea töökoht, unistuste auto. Aga see sügelus segab ja ei luba nautida mul seda, mis mul on. Ja ma tahan sellest sügelusest lahti saada. Ja see on üsna tugev motivaator minu jaoks. Siinkohal loomulikult ka disclaimer, et ma ei ole hariduselt psühholoog. Selles videos ma räägin ikkagi oma kogemusest, enda mõtete analüüsimisest ja samas ka siis sünteesin seda infot, mida ma olen juurde lugenud ja juurde uurinud. Siis teine põhjus, miks ma seda teen, on see, et perfektsionismi kohta leiab eesti keeles küll mõningaid artikleid ja erinevaid podcastide episoode, kuid need kõik on enamjaolt loodud sellise kõrvaltvaataja neutraalse statistilise pilguga. Sellist sügavat pilguheitu perfektsionisti mõtte ja käitumismaailma leiab üsna vähe. Ja ma kindlasti ei oota siinkohal enda paremat mõistmist, küll aga loodan, et äkki ärgitab see info kedagi teist rohkem märkama, rohkem analüüsima, abistama ehk ennast või siis ka lähedast inimest. Ainuüksi see, kui ma oma mõtted mõni aeg tagasi lihtsalt kirja panin selle video jaoks, tekitas minus korraliku koguse hirmu ja häbitunnet, aga samas ka meeletut vabanemist. Oli selline tunne, nagu ma võtaks endalt maski eest või justkui keegi oleks mult rinnalt suure kivi ära tõstnud. Nagu oleks saanud seda sügelevat kohta pisut kratsitud ja samas esimene leevendus on sellest ka juba käes. Kui inimesel on kõrged standardid, siis see ei tähenda ilmtingimata perfektsionismi. Probleem väljendub selles, kuidas eesmärkide poole püüdlemisega toime tullakse. Kuidas tullakse toime nende tagasilöökidega, mis teekonnal ikka aeg-ajalt ette tulevad. Kas nendest saadakse kiirelt üle või toovad need endaga kaasa siis mingi vaimse tervise mure. Perfektsionism toob endaga kaasa ka kalduvuse seada endale nii kõrged standardid ja ootused, et neid on sisuliselt võimatu saavutada. Ja nagu nimi perfektsionismki viitab, siis perfektsionistid kalduvad uskuma, et kõik, mis pole perfektne, on kohutav. On halb, on läbikukkumine. Kui enamik inimesi usuvad, et on oluline tegelikult anda endast parim ja mitte teha vigu, siis samas nad saavad ka aru ja teavad, et vigade tegemine on okei ja see ei tähenda, et nad oleksid ilmtingimata läbi kukkunud. Aga perfektsionistid usuvad, et vigu ei tohi kunagi teha ning et kui viga tehakse, siis on nad täielikult läbi kukkunud ja vigade tegemine teeb neist kohutavad inimesed, sellised, kes teisi alt veavad. Siis perfektsionism ei ole kindlasti binaarne, et kas see on või ei ole. Igaühe jaoks on perfektsionismi skaala erinev, erinevatest traumadest tingitud ning väga erineva sügavusega. Esiteks ma kardan väga kriitikat, ka konstruktiivset. Keskendun vaid negatiivsele ning positiivne läheb kõrvust mööda ja ei jõua üldse minuni.
näiteks kui keegi kiidab mind ja ütleb 9 positiivset lauset, aga lisab sinna ühe lause midagi negatiivset, siis minu jaoks jääb järgi ainult see üks negatiivne lause. Ma kardan kriitikat, kuna ma ei ole enda arvates kunagi piisav või kunagi piisavalt hea. Seetõttu ongi mul tohutu vajadus ka välise kiituse ja tunnustuse järele, et ma ei suuda ennast ise toetada. Siis ma püüan teha alati õige otsuse. Ma kardan otsust tehes eksida. Miks? Sest vale otsusega kaasneb hirm ja häbi, et mida küll teised inimesed minust arvavad. Teiste inimeste arvamus läheb mulle eriti korda, isegi liigselt korda. Lisaks on mul kõrgenenud kontrollivajadus. Mul on sundus kontrollida kõike enda ümber, nii olukordasid kui ka inimesi. Ja kõige eelnevaga on seotud see, et kõik tehtud eksimused, olgu selleks siis kehv käitumine, kellegi mittemõistmine, solvavad sõnad, mida öelnud olen, need painavad mind mitte minuteid või tunde, vaid ikka suisa nädalaid ja kuid. Siis mul on äärmiselt keeruline usaldada teisi inimesi ja seda eriti olukorras, kus on olemas nagu varasemad tagasilöögid, et kunagistest Playtechi aegadest on mul sellega seoses üks väga valus kogemus, trauma. Siis uuringute kohaselt kannatavad perfektsionistid sagedamini stressi, läbipõlemise ja masenduse all. Vaimse tervise probleemid, mis pole mullegi üldse võõrad. Töökeskkonnas on mul üsna suur soodumus läbipõlemiseks. Kui varasemalt on läbipõlemisele koheselt järgnenud mingi põgenemisreaktsioon, mis väljendus reeglina siis otsusena ettevõttest lahkuda, siis täna tegutsen kindlasti teadlikumalt ning suudan selle esimese põgenemisreaktsiooni tuvastada ja ümber muuta. 2021. aasta kevad-talvel võtsin pikema haiguslehe just nimelt läbipõlemise tõttu ja selle asemel, et ettevõttest põgeneda, keskendusin sel perioodil just hoopis oma mõttemaailma parandamisele ja paremate harjumuste juurutamisele. Siis töökeskkonnaga on veel seotud see, et olen äärmiselt nõudlik enda ja teiste suhtes ja see on mind ümbritsevatele inimestele kohati päris raske taluda. Kunagi olin oma perfektsionismi ja perfektsionistliku käitumise üle isegi pisut uhke ja kindlasti ma ei olnud kaasavatest probleemidest või enda käitumise tagajärgedest teadlik. Et alles nüüd, viimase aasta poole jooksul olen teadvustanud, et valdav osa minu vaimse tervise probleemidest, millega läbi aastate olen silmitsi seisnud, on tegelikult tingitud perfektsionismist. Kõige rohkem on mul kahju sellest, et perfektsionism võttis minut pikaks ajaks sellise elamise rõõmu, et selle asemel, et nautida juba olemasolevat, püüdsin kõigest hingest liikuda oma perfektse unistuste elu suunas. Ja peamiselt manifesteerus siis enesega mitterahulolus, kõveras minapildis. Kindlasti seda süvendas omakorda veel ka triatloni harrastus ja pidev kokkupuude väga heas välises vormis olevate inimestega ja siis minu soov olla sarnane, näha välja samuti sportlik ja fit. Ja suur motivaator siin juures oli loomulikult ka hirm muutuda selliseks, nagu ma olin 2006-2007, kus ma olin periood, kus ma olin siis tugevalt ülekaaluline. Ja mis see hirm siis endaga kaasa tõi, oli aga hoopis selline toitumisega katsetamine, enda piiramine, et lõikasin ära teatud toidugrupid ja kogu sellest maailmast võin kunagi eraldi pikemalt rääkida. Siis üks probleem, mis on olnud raske toime tulla minu kõige lähedasemal inimesel,
et see probleem on siis toksiline armukadedus. Et ka sellest võin pikemalt ja põhjalikumalt eraldi jagada, sest ka see on teema, mille ma soovin endast välja rääkida. Ja lisaks kadedus üleüldiselt, et just seda tüüpi kadedus, mis on seotud oma asjade jagamisega, mitte teistel olevate asjade ihaldamisega. Et ma ei soovi oma asju jagada, sest äkki selle asjaga juhtub midagi ja siis see asi ei ole enam perfektne. Siis tugevalt eelnevate probleemidega, mis ma siin ette lugesin, nendega seotud on madal enesehinnang ja alaväärsustunne. Siis probleem, millest tänaseks olen suuresti vabanenud, oli hirm võõraste inimestega rääkida, nii-öelda lavahirm. Aga fotovabrikut tehes, kus ma olin sunnitud siis võõrastega rääkima, inimgruppe juhendama, see oli minu jaoks ideaalne kognitiivse käitumisteraapia vorm. Ma lihtsalt olin sunnitud nende teemadega vastamisi seisma ning muutuma. Vastasel juhul oleks võinud oma fotoäri kohe kinni panna. Siis teema, millega ma olen silmitsi seisnud, on depressioon. Ja sellega väga tihedalt on seotud mure, millest olen siiamaani rääkinud vaid Mari-Liisile. Ja see mure on suitsiidsed mõtted. Et sügavas depressioonis olles hakkab mul peas ketrama mõte, et teistel on ilma minuta parem. Praegu ma seda teemat sügavamalt lahata siin videos ei taha, aga võin kindlasti öelda, et olen täna oluliselt paremas kohas kui varem. Ma tean, et ma ei tohi lasta end sügavasse auku vajuda ning ma tunnetan selle vajumise juba varakult ära tegelikult. Ja kõik see, mis ma täna enda vaimse tervise heaks teen, ongi just väga paljuski sellest probleemist motiveeritud. Minult nõudis kunagi väga suurt pingutust oma selliste mõtete avaldamine üldse Mari-Liisile, sest taoline haavatav olek ei lähe perfektsionisti maailmapildiga kohe üldse kokku, et tekib selline topelthäbi. Aga nagu ma ütlesin, siis ma täna olen oluliselt paremas kohas. Olen oma analüüside ja sisekaemusega jõudnud siis teadmiseni, et minu jaoks sai kogu see teema alguse lapsepõlvest ja eelkõige kooliajast. Et kool oli minu jaoks justkui pidev eduelamus, pidev kiitus. Et hei, kuule, kõik 11 klassi lõpetasin kiituskirjaga ja kooli lõpetasin kuldmedaliga. Ja olles õnnistatud looduse poolt, ma usun, üsna lahtise peaga, siis ma ei pidanud koolis ka väga palju pingutama, vaid üks õpetaja oli piisavalt terav ja ütles, et ma käin latvu mööda. Ja kogu see pidev eduelamus võttis omakorda ära võimaluse eksimiseks. Mul ei olnud tagasilööke, ma ei saanud oma vigadest õppida ja sellise toimetulekumehhanismi tekkimiseks ei olnud mitte mingisugust võimalust. Ja sellega seoses siis esimene trauma oli see, kui ma ülikooli juurateaduskonda sisse ei saanud. Et minu mina ja maailm suhtumine oli nii tugevalt mul sisse juurdunud, et minu jaoks ei olnud see isegi mitte variant, millele ma oleks mõelnud, et ma sinna sisse ei saa. Ja sellele tagasilöögile järgnes siis koheselt selline minu jaoks personaalselt tol hetkel tunnetuslikult väga räige tagasiminek, et ma kandideerisin siis EPA-sse ja sain sinna küll siis sisse majandusteaduskonda, kuid juba esimese kursuse alguses kukkus siis minu maailm ikka täiesti kokku, et isegi EPA-s olid kõik minust targemad, minust paremad. Ja näiliselt vähemalt ei valmistunud neile ka õppimine mitte mingisuguseid probleeme, et näiteks kõrgem matemaatika oli nende jaoks minu kui kõrvaltvaataja pilgu läbi justkui lasteraamat. Ja ülikooli aegadest mäletan ka seda, et just tollest perioodist tekkis mul siis hirm võõrastega rääkida, et selline madal enesehinnang ja kogu muu kompott. Nagu iga teise käitumusliku teemaga, nii on ka perfektsionismiga, et see ei kao niisama, et selle nimel peab teadlikult tegutsema.
kõigepealt julgen väita, et kõik saab alguse sellest, kui esmalt endale probleemi tunnistada. See on nagu kõige võti. Ja huvitav on see, et enamjaolt on meil üsna lihtne või kerge tunda kaasa kellelegi teisele, et teistele inimestele andeks anda. Aga väga keeruline on olla enda suhtes samasugune ja endale andeks anda. Aga nii palju, kui ma nüüd lugenud ja uurinud olen, siis kõik allikad kuulutavad ühte, et tuleb olla enda suhtes kaastundlik, tunda enda suhtes tänulikkust. See, et ma siin maailmas eksisteerin, on juba iseenesest piisav, et you have made it. Siis ma tunnistan ja manifesteerin iga päev endale, et perfektsionismi muster sõltub 100% minust. Ainult mina saan seda ise muuta. Olen piisav, annan endale andeks oma eksimused. See väga oluline koht on igasuguste negatiivsete mõttemustrite tabamine ja nende muutmine. Kui ma ise teadlikult ei sekku, siis ma võin negatiivset mõtet peas kedrata päevi, nädalaid, kuid. Ja negatiivse mõtte kedrata laskmine on nii lihtne, selleks ei pea mitte midagi tegema, see tuleb lihtsalt iseenesest. Aga sellise negatiivse mõtte positiivse mõttega asendamine nõuab pingutust, nõuab teadlikku tegutsemist ja see ei ole alati kerge ja lihtne, aga see on 100% oluline. Ja nagu ma ütlesin, siis ma teadvustan probleemi, soovin muutuda ja kuulutan seda siis ka avalikult läbi oma Instagrami videote, läbi YouTube'i kanali. Ja sellise videoloogi pidamine aitab mind kindlasti ka enesekindlusega. Aitab sellega, et ma ei pea olema alati perfektne või alati parim. Ma ei pea üldse olema perfektne või üldse parim, et kui ma neid videoid teen. See on omajagu väljakutset esitav, aga ma ei tohi põdeda oma sõnade või video kvaliteedi või kokutamise pärast. Et ka seda videot siin ette valmistades tundsin, kuidas sisemised standardid järjest kasvasid ja pidin sellele pidurit panema. Siis olen lõpuks aru saanud, et ideaali või parema versiooni endast püüdmine on lõputu spiraal. See on tegevus ilma finišijooneta ja põhjustab samamoodi ärevust, mille tõttu tegelikult elu elamata jääb. Siis asjad, millega ma veel pole jõudnud tulemuseni, aga tegutsen, on väline heakskiit, kuidas seda vähendada. Ja ka oma minapilt, kuidas jõuda rahuloluni enda kehaga, kuidas jõuda rahuloluni enda kehas olemisega. Nagu mainisin, fotobrikuajad olid väga kasulikud, ühelt poolt siis suhtlemisjulguse arendamisel, aga samas teiselt poolt võttes siis ma ei olnud üldse rahul oma töödega, ei fotode ega videotega. Teiste tööd tundusid alati paremad. Aga täna nüüd tagantjärgi vaadates siis tunduvad mõned tööd juba täitsa päris head, et see näitab sellist arengut. Siis mis veel? Ma panin oma Facebooki konto kinni, et vältida polariseerumist ja enda mõtetega manipuleerimist. Siis olen tugevalt kureerinud oma Instagrami feedi. Ma olen lõpetanud nende inimeste jälgimise, kes mingilgi viisil minus kadedust trigerdavad. Siis minu 2021. aasta suvine seiklus oli lihtsalt suurepärane teraapia. Ma pidin igasugusest kontrollivajadusest lahti laskma. Asjad olid täpselt nii, nagu nad parasjagu olid. Pikad üksi veedetud tunnid, olgu siis sadulas või kõndides, ilma muusikata, ilma podcastideta, ilma telefoni scrollimata, olid lihtsalt äärmiselt tänuväärsed. Ma olin sunnitud lihtsalt olema oma mõtete ja iseendaga üksi. Ja tahes-tahtmata sellises olukorras lähed sügavuti. Ja seda on rääkinud ka paljud teised inimesed, kes on leidnud läbi ultratreeningute või ultraspordi tee iseendani. Ja seikluse käigus õppisin ka kuulama oma sisetunnet, tegutsema sellise esimese mõtte ja esimese instinkti ajal. Kokkuvõtteks, iga päev õpin ennast aktsepteerima sellisena, nagu ma olen. Mul ei ole kindlasti kõiki vastuseid ja kõiki vastuseid ilmselt pole ka kuskilt leida. Aga sageli piisab juba sellest, kui rääkida oma lugu, jagada või kuulata teisi oma lugu rääkimas. Et sellest siis tekiks säde ja soov muutuseks. Aitäh!